Tere, minu nimi on Kirill, kaamera taga on meil Vitalik, nagu ikka. Ja täna on meil kolmapäev vist, kell on 7 õhtul, me oleme siin imelises Trailerendi parklas, me oleme X5-ga, me oleme ikka veel Trailerendi parklas, see tähendab seda, et me lähme kuhugi millegi järgi. Kuna me lähme X5-ga, see tähendab siis seda, et mingit driftivärki me ei tee. Võib-olla, aga see ei ole veel kindel. Meil tekkis üks geniaalne plaan, täpsemalt tekkis see minul. Mina hõiskasin selle tiimi siseselt välja ja hakkasid otsingud. Mille otsingud? Saate juba peagi varsti teada, aga praegu paneme maailma parima haagise Brian James Trailers. Täpselt sellise, nagu sõidan mina, no see on küll praegu X5 taga, aga kuna meil refiriiulit vaja ei ole, siis me võtame selle siin selja taga mul ühesõnaga trailerent.ee asuvad Kiilis. Lähme paneme haagise külge ja alustame meie sõitu Elvasse. Ma pean küll homme kell 8 hommikul tööl olema, aga kell on veel noor, kell on 7 õhtul, me jõuame Elvasse ja tagasi veel. No veel siis on vaja AK mootorsesse minna ja siis veel haagise ära tuua ja siis veel koju minna. Ma jõuan tööle, seega haagime kiiresti ja lähme. Me nagu reaalselt võtsime haagise ja Vitalik märkas, et meil on kruvirefis. Ma näitan teile kohe. Ma ei tea, kui hästi näha on, aga seal läigib täpselt ekraani keskel. Mis tähendab seda, et Kiilis igal pool on refivahetused kinni, seega meil on vaja nüüd kuidagigi midagi teha niimoodi, et me saaksime jõuda Elvasse, seega kuskil poole tee peal me proovime veel pumbata igaks juhuks. Aga tundub, et praegu enam ei leki. Enne oli kuulda, praegu me sõitsime maanteed ehk siis Kiilist Jüri ja justkui kadus see põrin. Ühesõnaga, let's go, algavad seiklused. Meil on jäänud sõita umbes täpselt pool tundi, seega peaks vist teile rääkima, mille järgi me lähme, sest arvatavasti on see ju auto, tal on 4 ratast. Mina pakun sükse diili. Pane see video pausile ja aususe peale, et mis sa arvad, mille järgi me lähme. Arvatavasti preview pealt te juba teate, sest ma veel ise ei tea, milline see preview välja näeb, aga bet your bet, nagu öeldakse. Kirjuta, mis sa arvad, mille järgi me lähme. Ja juba varsti saate teada, et kas me lähme selle järgi või me lähme teise auto järgi või milleks see auto on või mis auto see on. Kas see on üldse mulle auto või see on mingi tellimus või see on hoopis Vitalikule või see on mu isale või see on Vitaliku isale või see on tiimi auto. Ma ei tea, paku sina. No Vitalik, kas näitame autot kohe või näitame hiljem? Näitame kohe. Kindel, jah? Jah. Oota, kas see auto on siis mille jaoks? Oota, ma katan käega ära, et siin poleks näha veel. Mille jaoks? Mille jaoks me elame? Mille jaoks me elame? No nii, ma arvan, et see peaks olema teile tuttav auto. Et on sõitnud. Omanik seisab ka seal. Ühesõnaga, tulime 36 järgi. Plaanist räägin natukene hiljem, aga vaatame siit väljast ka, just käisime põhiauto vaatamas. Vaatame siit väljast, seest ja teeme otsuse.
Läheme tagasi sääseparadiisi. Ja mida mina näen Vitaliku käes? Raha. Mida ma seal näen? Opa. Ostumüügileving. Ostame ära. Ostame ära. Siit algab uus saaga. Sellest räägime, kui me hakkame liikuma, kuna siin on hästi palju sääski ja jube tüüt on autos. Räägime edasi, paneme ta treila peale. Ja liigume tagasi Tallinna poole. Nii, me panime taas 2,9. Nüüd me käisime ju Elvas ära. Vaatame, kas midagi muutus. Nii, Vitalik läheb nüüd filmib, palju seal on. No? 2,8. Oota, 2,8. Miskit on veel 2,8. Mis see 2,8 on? Jaa, meil on ju Haagise peal üks huvitav aparaat. Et kohe ma mõtlen, et ma arvan, pargime valgustuse kätte ja siis räägime Vitalik, on ju. Mis on ja miks see milleks ja on ju, räägime ja no lähme. Nii, kohe Vitalik siis räägib, millega tegu on ja miks ta selle ostis. No nii, Vitali, räägi meile, mis see on ja miks sa selle ostsid? See on meil 36 sedan. 2.8 mootor, N52. Manuaal, kindlasti. Tagaveoline ka, on ju? Just. Pole midagi öelda. Sõidame vist C-klassi see aasta. Jutt on lühike. Pühapäeval ütlesin Vitalikule, et kuule, tegelikult ma siin mõtlesin, sa võiksid ka ju drifti proovida sõita. Vitalik oli nagu, kurat, vist nagu võiks ja täna on meil kolmapäev. Ja siin see on täiesti stardivalmis auto. Siin on tehniline kaart, siin on suur differ, siin on hea mootor, siin on kõik tehtud lihtsalt selle jaoks, et istu ja sõida. Loomulikult me teeme midagi oma käe järgi ümber. No kindlasti midagi on vaja teha. Aga ühesõnaga ütlesin Vitalikule, et nüüd on sinu aeg ja Vitalik nõustus minuga. Ja Vitalik, kas sa oled valmis sõitma ka? Ei. Et aru saaks, et Vitalikul on pool talve natukene kogemust, isegi no reaalselt ongi üks kord kuskil parklas põhimõtteliselt, et ei olegi otseselt kogemust. Aga nüüd oleme tiimis kahekesi ja sõidame koos. Sõidame. Ma arvan, et takas on võtar, siis me näitame autot lähemalt. Kell on praegu tegelikult suht palju. Võtame süüa, võtame juua ja liigume Tallinna poole. Aga õnnitlege Vitalikut siin videos. Räägime juba varsti. Palju õnne sulle veel kord. Aitäh. Teist.
next day. Las ma pakun, sõidab, aga ei sõida. Täpselt. Täna on meil reede, me plaanisime homme minna kehalasse testima, aga mina oletan, et viga on süütepoolis, keegi ei usu mind, sest auto saab kuumaks ja auto ei tööta. Panime kütust, hakkas tööle, aga ma arvan, et ta jahtus selle ajaga. Mul oli õigus! Eilne õhtu lõppes meil sellega, et vahetasime süütepoolid. Õnneks on Vitalikul üks Donor, ehk siis üks E34 M50B25 mootoriga. Võtsime sealt süütepoolid, nad on natukene teistsugused, aga pistik sobis ja katsetasime nendega. Ja voilà, sai mure lahendatud, seega täna meil laupäev, kell on 10:30, ma kohe jõuan Trailerendi parklasse, võtame treila ja liigume AKC Motorsisse, pakime peale ja lähme vaatame, kuidas või mida Vitalik siis selle uue driftikaga rajal teeb. Kui sa arvad, et Vitalik saab hakkama, siis pane kindlasti like ja teeme väikse supporti Vitalikule, et likeige, kommenteerige ja kindlasti jälgige. Ja Vitaliku Insta panen ka, nüüd on descriptionis Vitaliku Insta ka, saate teda ka jälgida, sest temal tuleb ka seal siis nii-öelda drifti contenti, ma loodan. Aga YouTube'i kanalid me talle ei tee, seega Vitalik sõidab siin samas kanalil, seega see you later. Nagu ikka, Brian James Trailerendist. See on minu lemmik, minu lemmik sõidab seal, see on refi riiuliga, aga Vitalikul refi riiulit vaja ei ole, seega piisab ka sellest. Me oleme jõudnud kehalasse, auto soojeneb, Vitalik vahetab riided ja vaatame, mis me teeme. Praegu on siin, on natukene rahvast, et paar semipro autot, Randal on siin, paar striidiautot ja paar niisama harjutajad ja meie.
noh, oled valmis või? Muidugi. Näe, vaata, minu kotsid on, minu kindad on. Ma arvan, et nüüd on poodiumite aeg. No nii, esimesed ringid sai tehtud, mis emotsioon on? Ma veel ei saa aru. On raske? Ei ole. Lihtne, jah? No, saab hakkama. Laitses poodium, jah? Ei. Siin on aeg. Proovin sõita Vitaliku autoga, et kontrollida, kas kõik on ikka nii, nagu peab olema. Proovime X-refiga ja peale seda paneme Vitalikule 16 tolli ja las Vitalik harjutab 16 tolli refiga.
раз, да? Как разгоняется, так что туда разогнаться так. Tegin ka mina ühe ringi. Esirehvides oli 2,8 barri rõhku. Nina sõitis kuhugi, ei tea kuhu. Võtsime nüüd madalamaks, paneme ka tutikad 16 tolli, sest enne olid 17 tolli täiesti suvalised rehvid. Mis oli nagu plasmass, nüüd paneme õiged rehvid ja hakkame nendega proovima, et vaatame, kuidas auto on. 3.15 ülekannet on alguseks Vitalikule liiga palju, sest auto muutub väga kiireks. Et tegelikult vaatame, mul peaks olema kuskil laos, peaks olema äkki 3.45, et paneme järgmine kord selle ja siis vaatame, kuidas sellega käitub. Ja kui Vitalik saab juba käe täiesti soojaks, siis paneme 3.15 alla uuesti. Üks naaber kell 3 öösel, vaata, mis teeb auto remonti just. Kuidas emotsioon on? Ei no väga hea. Meeldib? Jaa. Laitse võistlema? Vaatame. Vaatame jah. Nüüd on
natukene aega mööda läinud, üks rehvipaar peaaegu ära sõidetud 3 tunniga, ehk siis rehvi kulu on olematu. Selitasin Vitalikul ära, mis ja kuidas ja Vitalik hakkas sõitma. No Vitalik, kuidas tunne on? Proovime nüüd 17 tolli väljad ja siis vaatame, kuidas sellega on. Need väljad, mis me nüüd paneme, on esiteks minu väljad ja teiseks on rehv on see, millega mina eelmine aasta streeti sõitsin. Minu lemmikrehv. Ma ei sõitnud sulfulliga nagu kõik teised, te vist teate, kes on mind pikemalt jälginud. Aga vaatame, mida Vitalik teeb 17 tolliga. Vaatame. Oleme tagasi siin AKC Motorsi juures. Minu auto, Vitaliku auto. Minu silmis oli tänane päev väga edukas, aga küsime, mida arvab sellest Vitalik. Nii Vitalik, kuidas oli? Täna on ju su elu esimene track day. Oli jah. Ma arvan, et see oli väga edukas. See oli mu päris esimene kord niimoodi suvel sõites. Ega sa pole ju väga palju talvel ka sõitnud? Talvel mõni paar korda käisime mingi Männiku ja raele või kuskil. Ja siis tegelikult reaalselt suht olematu kogemus tegelikult. Kuidas auto on? Auto on täitsa mugav. Keerab, pöörab. Pööramist võib olla natukene vähe, aga... No, seal on natukene rohkem kui seal. Aga sellega saame hakkama. Nüüd sa tunned seda, mida tundsin mina mitu aastat street klassi sõites. Aga tegelikult on ju sõidetav. Sõidetav, jah.
et kui mina istusin siin autosse, siis ma tundsin koheselt ära, et see oleks nagu minu eelmine auto, sest juhitavus, jõud, kõik on umbes täpselt sama. Me ei räägi sellest, kui ma turba sinna peale panin, vaid siis, kui ta oli vabalt hingab. Jah, siin on M52, B28 TU, mul oli M54, B30, aga ikkagi sarnasus on märgatav. Aga Vitalik, homme on pühapäev, kas me läheme laitsetrenni ka? Teeme natukene kalja ja limonaadi ja siis mõtleme. jah. Aga siis on vist kõik, et oled rahul ja laitses näeb sind võistlemas. Ma olen täitsa rahulik ja. Kas laitses näeb sind võistlemas ka? Ma veel ei ole kindel. Sest teoreetiliselt see video peaks tulema laupäeval, minu võistluspäeval. Ja pühapäeval peaks olema street klassi. Ja siis võib olla. Ühesõnaga, kui sina vaatad seda videot laupäeval, arvatavasti olen mina hetkel juba laitses selle hetk. Ja kui mul boksis seisab lisaks sellele autole, seisab ka see auto, siis tähendab seda, et Vitalik sõidab. Jah, Laitse Street etapp. Jah, pühapäeval. Jah. Ehk siis auto sai mõeldud eelmine pühapäev, ostetud kolmapäeval, esimene trenn elus on tehtud laupäeval ja järgmine pühapäev on võistlus. Jah, nii on. Poodium. Ma arvan, et teile kõigile meeldis see video, sest mina nautisin, isegi ma ei olnud roolis, okei, paar korda sain sõita, aga no see selleks. Natukene oleks vist vaja midagi välimusega teha. No ma ei vihja sellele, aga umbes täpselt samasugune copy-paste peaks tulema siia. Väga tahaks. Äkki peaks autodiileriga rääkima, et autodiiler, kas olete huvitatud? Aga jah, kui sa soovid autot osta või müüa, siis autodiiler.ee on see õige koht, kus seda teha. Aga aitäh, et saad seda videot, võeta like, kirjuta kommentaar, jälgi mind ja Vitalikut Instagramis, jälgi meid YouTube'is ja näeme juba varsti. Ciao!